tere! Nii veider on ennast filmida, aga tšau! Mina olen Eliise või siis Eli ja see on minu kõige esimene YouTube video eesti keeles. Ma olen kunagi vloginud oma Maroko reisi, kus ma veetsin 6 aega Marokos. See oli siis aastal 2022 november. Aga elu on väga palju muutunud alates sellest ajast. Ma ei ela enam Hispaanias, ma elan juba paar aastat Kreekas, Ateenas. Ja see kanal siin sünnib sellel eesmärgil, et mul on olnud väga kahju, et ma ei jäädvustanud mitte kuidagi Hispaaniasse kolimise protsessi. Ma ei jäädvustanud seda küll siin ka Ateenas mitte, aga ma olen praegu kolimas uude korterisse. Ma elasin 2 aastat piisikeses stuudios, ma kutsusin seda tuviboksiks, sest et siin on sellised boksid majade katustel, millest on tehtud väiksed korterid ja ma rentisin seda maailma kõige toredamalt eestlaselt Piretilt ja nüüd on aeg tuviboksist välja lennata. Mõtlesin, ma jäädvustan seda protsessi. Selleks, et mul endal oleks hiljem tore seda vaadata, mäletada kõike, kuidas kõik täpselt oli, sest et ma sain täiesti tühja korteri. Kreekas on kombeks kolida täiesti tühja korterisse. Minul selles mõttes vedas, et ma sain korteri, kus oli sees juba köögi suured siis electrical appliance'id ehk siis külmkapp, ahi ja pliit. Tavaliselt ei ole ka neid, on lihtsalt tühjad kohad nende asemel. Selles osas mul vedas, need olid olemas. Ja ka üldiselt see on täiesti tühi korter. Ma hakkan seda korterit otsast lõpuni ise möbleerima, kõike seda paigutust planeerima, mul on midagi juba tellitud ja tegelikult praegu ma olengi siis siin ootamas, siin tühjas korteris, kus mul on ainult see üks pisikene tool ja arvutimaas ja üks taim, mis ma ostsin. Aga olen ootamas IKEA tellimust vooditele. See on siis 2 magamistoa korter ja ma saaksin ka mugavalt mõjutada oma pere ja sõpru, kui nad mulle külla tulevad. Ja mõtlesin, et istun maha ja alustan kuidagi seda videot. Ma olen pikalt mõelnud, et peaks seda tegema. Ma tahan seda protsessi jäädvustada iseendale ja ka kellele iganes see tuleb kasulik või huvitav, kes võib-olla tahavad sama teekonda ette võtta või lihtsalt on huvitav vaadata kellegi kolimisprotsessi, mis ei toimu Eestis. Ja mõtlesin, et võtan siis teid kaasa siia. Ma kajastan Instagramis ka päris palju oma igapäevaelu, aga see on ainult inglise keeles. Ja ma pean ütlema, et mul on väga võib-olla natuke keeruline, kummaline kindlasti, aga võib-olla natuke keeruline teha neid videoid eesti keeles, sest et mu igapäevakeel on inglise keel ja ma tunnen, et ma pean eesti keeles mingeid sõnu natukene otsima võib-olla, nii et andke mulle palun andeks, kui ma lihtsalt tuleb siia sisse natukene estonglishit või ma kohe ei leia mingit eestikeelset sõna. Jah. Ühesõnaga, see on siis see ei ole IKEA. Nii, see jäi nüüd siin kuskil pooleli. Ühesõnaga, IKEA tuli vahepeal toimetama mu voodeid ja madratsid, aga apparently, nagu ikka Kreekas asjad käivad, siis kuigi ma tellisin ka assembly service'i, siis seda need transamehed ei paku. See on keegi eraldi, millal see tuleb, ma ei tea, kuigi mul on screenshot, et see on confirmed tänaseks. Ja 2 madratsi asemel tuli 1, sest et apparently ühes madratsis olevat auk, nii et nad peavad selle kunagi järgi saatma. Ühesõnaga, see on Kreeka ja siin käivad asjad natukene teistmoodi, nagu siin öeldakse siga ehk siis slowly. Nii et huvitav, seda protsessi on mega palju. Ma olen mega stressis kõige pärast, kuidas kõikide asjadega saab, sest et ma ei räägi veel kreeka keelt. Ühesõnaga, nii on. Ja ma hakkan seda siin kõike vaikselt kajastama. Ma üritan teha 1 video nädalas. See ei ole hetkel lubadus. Ma katsun hoida seda motivatsiooni seda teha. Katsun seda monteerida, sest et
mul on MacBook Air ja Airil on väga vähe mälu, mis tähendab, et videote monteerimine, ma mäletan selle Maroko vlogi ajast, on väga complicated. Aga ma katsun sellega hakkama saada ja nii palju on teha, aga see saab olema üks väga põnev protsess ja vaatame, kuidas siis kõigega läheb. Ühe väikse esmaseisu apartment touri. Siin on kõik veel tühi, sisustamata, mingid asjad on laiali ja kolimisfirma tuleb teisipäeval, täna on reede, aga teeme sellise esmase sissejuhatuse. Come with me. Lampi kokku assemblima. Tada! Väike solhetakene sai kokku. Minu meelest, mul on see lamp olnud nagu igal pool. Hispaanias, Tallinnas, wherever, I love it. Ma üldse tahan selles kodus teha sellise boho, retro vibe'iga kodu. Ja, ühesõnaga, see sai kokku. Tada-tada. Siin peal olite teie. Ja nüüd mul on selline plaan, et kuna ma ei tea, millal IKEA-st tuleb see teine madrats ja millal tuleb assembly, siis ma natukene olen veel siin kuni selle ette antud ajani, kell on 12:26 ja see oli kuni 15:00, mis ajani nad võivad tulla, ehk siis kuna ma ei tea täpselt, siis ma veel olen natukene aega siin. Ja kuna mul on homme sõbranna Andrea soolaleivapidu ja ma lubasin teha omalt poolt oma legendaarseid singijuusturulle, siis ma esimest korda kokkan siin köögis. Mul ei ole siin veel otseselt midagi, siin on nagu mingi starter kit. Oh, that I need. Siis ma mõtlesin, et ma teen siin neid singijuusturulle ja vaatame. Sellest välja tuleb. Ma katsun panna kuhugi selle asja niimoodi, et see toimiks, et te näeksite, aga andke mulle palun andeks. Ma ei tea, kuidas see kodu, mitte reisi, vaid nagu igapäevaelu kodu vlogimine toimub. Nii et forgive me, dear Lord. Come on.
Love Red Bull. Ma ei tea, ma ei ole kindel, kuidas see päris täpselt töötab. Aga ja ma ei ole kindel, kas ma pean seda kuskilt nagu korkidest sisse lülitama. Ma ei tea, ma panin praegu 180 kraadi juurde. Vaatame, kas toimib. Kas ta hakkab soojaks minema või mitte. Aga ühesõnaga neid singijuusturulle mul kunagi ema kodus tegi kogu aeg, kui ma veel ammu aega tagasi kunagi vanematega elasin. Ja ma olen selle retsepti endaga kaasa võtnud ja üldse igasugu rullid mulle väga meeldivad. Nii et ma arvan, et see on ideaalne asi, mida teha ühele soolaleiva brunchile. Nii et ma ei tea täpselt palju siit neid tuleb. Sorry, kui siin ka megalt kajab, sest et siin on tihi kõik. Aga ma ei tea täpselt palju siit neid rulle tuleb. Mul on siin 2 ahjuplaati. Vaatame. Mis kujul see on? Kas see on lehtedena? Sest mul ei ole rullida seda millegagi. Okei, see tundub, et on lehtedena. Nii. Just so you know, lõikasin kätt endale, enne kui ma IKEA madratsit lahti võtsin. Okei. Ma arvan, et sellega ei ole midagi tegema muud kui panema. Nii, sorry, IKEA kõne tuli vahele. Nad üritavad seda olukorda lahendada, et delivery või ühesõnaga teine madratsi delivery ja siis assembly service pidid olema mõlemad täna. Väidetavalt oli teises madratsis auk, nii et teist madratsit nad ei saanud deliverdada mulle. Aga assembly service'id ma sooviksin ikkagi tänaseks, nagu oli algselt mõeldud. Õigemini, see oli schedule'itud pühapäev. I almost dropped my phone. Õigemini, see oli schedule'itud pühapäevaks, aga kuna pühapäeval nad ei tööta, need assembly kutid, siis see peaks toimuma täna. Aga ühesõnaga, see on Kreeka, neil puudub info, whatever. Nad helistavad mulle tagasi. Ma nüüd katsun edasi toimetada oma singijuusturullidega. Ma vahepeal panin siis selle taigna ühe lehe siia ära. Jah, tegutseme edasi. Ma panen siia peale siis soola. Oih, see juuksekarv ei pea olema lisand. Panen siia peale soola veidi. Siis ma panen siia veidi Eestist toodud küüslaugu ürdi segu. Paneme seda siia peale. Topster, where's your lammi? Go find your lammi, darling. Siis ma teen niimoodi, et mul on 1 pakk sinki ja 1 pakk salamit, et ma ei tea, ma arvan, et mul tuleb 2 plaaditäit ilmselt. Ma siis teen ühe singiga, teise salamiga ja see kõik on super lihtne ja super kiire. Kolla, stop talking, go find your lammi, darling, where's your lammi, where's your ducky? Nii, ma võtan need singid, laon nad siia peale, lihtsalt kuidagi niimoodi. Niimoodi ja niimoodi ja niimoodi ja niimoodi. Nii, singiga on ühel pool. Okei, te olete mul köögipaberi peal. Mul on vaja köögipaberi. Success story.
Siis siia peale läheb juust. Ahi, kui ma enne ahi tööle panin, siis ta niisama ei läinud. Ma pean ahju eraldi ikkagi korkidest lülitama. Ja nüüd ta on soe. Mu eelmises tuviboksis oli ainult see, mul see mini-ahi siuke laua peale käib. Nii et mul ei ole olnud mitu aastat korralikku ahju. Nii et this is gonna be amazing. Nüüd ma laon siia peale juustu. Suht randoomselt niimoodi. Mingit korrapära siin meil ei ole. Ostsingi eos juba 2 pakki juustust. Ma teadsin, et ühest ei tule välja. Laon selle juustukese siia ära. Topster, where's your lemmy? Look, you have also some snackies. No, you don't? Wait a second. Let's give you some snackies. Natukene snäkutuvile. Come indoors. Snacking time. Bravo. Nii. Ok. Nii. Nüüd, kui mul on juust ka siin peal, ma panen natukene veepsoola ja keeran kogu selle kaadervärgi rulli. Niimoodi, vajutan need ääred kokku ja lõikame lahti. Teeme sellised tutskemad rullid, selle otsa vajutan kokku siit alt ja lihtsalt surun siin plaadil nad lapikuks. Ma ei tea, kui hästi te näete kogu seda protsessi. Katsume natuke paremini. Okei, ei, nüüd ei näe üldse mitte midagi. Te just kukkusite seina pealt alla. I'm so sorry. Ei oska seda värki veel nii hästi. Enne kui te uuesti seina pealt alla kukute, ma katsun need rullid ära teha. Ja siis peaks juba IKEA mulle tagasi helistama. Või IKEA, kuidas iganes keegi seda ütleb. Topster. Töö kiire ja korralik. Need saame rohkem kokku panna. Tobi Kalja, stop talking, baby. It's okay. Nii, nendega on fine. Võtame selle teise paki ka. Mis üle jääb, läheb suhu. Oleks kriminaalne toitudes mitte ülejääke suhu panna, ma arvan. I'm freezing outside, I feel my skin tight, my coat is inside, but I look up at you, I tracked your plane ride, for when you're in tonight, tell me when is the next time I run to you, it sounds insane, right, I'll take the same flight, wait at your bedside, I land right next to you, I'm going stateside, where I'll see you tonight, tell me how did a girl like me get into you, you can be my American, you can be my American, is it right? I don't know, yeah, you're taking my control, never been abroad before, now I'm knocking through your door, but you're nice, so I'll stay, never met a British girl, you say, no one treats me this way, are all boys out here the same, what can I say, what can I do, I'm trying to be the girl that you're talking to, and maybe you could be my Just saying, et need rullid tulid mega head ja ma lisan järgnevalt siia paar klippi, mis ma lihtsalt selle kolimisel eelneva perioodi jooksul siin olen teinud. Need ei ole obviously nüüd kronoloogilises järjekorras, aga lihtsalt lisan nad siia lõppu. Kui kolimise vahepeale läheb kõht meeotõseks ja süüa pole aega teha, siis kiirus päästab päeva.
sa vaatasid mu kõige esimest eestikeelset vlogi kolimise, mööbeldamise protsessist uude kojuvaatajanas. Ja kui sind see content huvitab ja sa tahad näha, kuidas see protsess edasi kulgeb, siis feel free vajutada mu kanalile subscribe, panna sellele videole like, siis ma näen, et teid päriselt huvitab selline kolimise sisu ja järgmise videoni. Tšau!